Sa oled jõudnud jälle minu YouTube'i kanalile ja seekord on aeg üheks Wilderi teemaliseks videoks. Kes siis veel ei tea, siis Wilder on meie tore kass, kes siis algupäraselt oli Austraalia metskassi poeg ja kelle me siis ära kodustasime. Seekordses videos siis ma teeksin väikse sellise unboxingu. Tegelikult karp on juba lahti tehtud, aga tahaksin teile näidata siis asju, mida ma Wilderile tellisin. See seljakott siis, mis meil Wilderi jaoks ostetud on, selle seljakoti firma kuulutas välja siis ühe võistluse. Et tuleb neile siis tagasi saata kas pilt või video, kuidas siis loom kasutab siis nende firma toodet. Ja meie siis saatsime sinna konkursile sellise video. Videode auhinnafondiks oli siis $200 selle sama poe krediiti ja ma olin selle võistluse juba ära unustanud kuni siis selle hetkeni, kui ma sain e-maili, et meie video siis võitis selle videokonkurssi. Kuna me niisama ei taha väga Wilderile asju siin Austraalias osta, sellepärast et pärast peab ju need kuidagi Eestisse saama ja täitsa niisama ei ole nagu mõtet talle asju osta, mida me siis hiljem ei kasuta ja näiteks ära peaks viskama. Ja siis me otsustasimegi, et me valime sealt poest siis mingisugused sellised tooted, mida me saame kindlasti kaasa võtta. Või siis näiteks valisime ka sealt söömiseks midagi, et mis läheb niikuinii asja ette. Nii, aga vaatame siis, mis siin kastis on. Mina olen tegelikult juba kõik need asjad lahti võtnud ja vaadanud, aga Wilder tegelikult ei ole ka veel neid asju näinud. Nii et vaatame, mis siin sees on. Kõigepealt on siis selline kellaga nahast Hunteri kaelari. Kuidas need meikarid nüüd siis teevadki neid, et nad siis niimoodi ilusti siin ära fokusseeriks. Selle rihmal on siis selline nii-öelda turvaklamber, et see tuleb väga kergesti lahti, et näiteks kui ma nüüd selle rihma Wilderil kaela panen ja ta läheb välja ja puu otsast ta jääb näiteks kuskile oksa külge kinni, et siis see on selline quick release buckle, et see tuleb hästi kergesti lahti ja ei ole ohtu, et ta ennast kuskil puu otsas üles pooks. Nii, kas proovime ka kohe? Järgmiseks on siis üks selline mänguasi, mis peaks siis olema catnipiga. Ma ei oska öelda, mis asi see eesti keeles on, aga see on see taim, mis kassidele hullult meeldib. Aga ma ei tea, kas Wilderile ka meeldib. Wilder! Klassikass on spetsiaalselt ostetud mänguasi mängimiseks ja tema eelistab hoopis rihmaga mängida. Nii, nagu see. Järgmiseks
me valisime siis talle erinevaid maljuseid. Need on siis mingid sellised närimismaljused, 3 erinevat maitset. On kanalihaga, kalaga ja känguru maitselised. Ja siia paki peale on kirjutatud, et 100% naturaalne, et võiks olla ka nagu inimesele söödav ja siis me siin proovisime neid ja päris head olid tegelikult. See oli siis kala oma. Proovime siis känguru omasid. Känguru lihale vist väga hammas peale ei hakka. Või natuke nätskem on. Ja viimaseks siis kana maitseline. Tundub, et need lähevad kaubaks. Ja viimaseks siis kõige suuremaks asjaks, mis me tellisime, on siis selline pesa. Ja selle saad siis lihtsalt kokku panna. Et on siis selline nagu lamamiseks. Maider on ikka väga kergesti toiduga motiveeritav, ta on nõus siis kõike tegema. Nii, aga siis see läheb ka siis selliseks nagu tunneliks. Et siin peal on siis selline lukk, kus saab siis selle kinni panna. Ja voilà. Ja niimoodi toiduga me õpetamegi talle kõiki asju, mis on alguses natuke hirmsad, natuke võõrad. Ma arvan, nüüd me hakkame Valderiga võitlema, et kes need kanasnäkid ära saab süüa. Need maitsevad päris hästi. Me tellisime sealt lehe pealt ka ühe sellise kaelarihma talle, kuhu siis peale sai lasta trükkida tema nime, telefoninumbri, aga sellega läheb natuke kauem aega ja see tuleb siis mingi hetk hiljem. Kui sa ei telli veel minu kanalit, siis vajuta kindlasti subscribe ja eriti peavad seda tegema kassiinimesed, sellepärast et kui sa tahad näha ühe seikluskassi elu, siis just siin kanalil sa saad seda näha. Ma loodan, et sulle meeldis see video, jäta sellest ka kindlasti märk like nupule vajutades ja näeme juba järgmises videos. Bye!